Tere tulemast jälle Piia pliiatsisse. Täna näitan, kuidas joonistada pandat. Naljakat pandat. Essana tänukene siin ring, millel on väike auk sees. Siin all. Siis siinä on niisugune paun. Ja selle taha 2 sissepoole minevat joont. Mis oleks nii. Siis tõmba neid edasi ja teed sinna otsa väiksed paunad. Nagu see siin. Siis teed sinna niuksed. Niuksed paunad. Ja nende sisse silmad. Kuna ta on naljakas, siis teeme talle kassi silmad. Tõmba niuksed jooned niimoodi, et silm jääks niukseks. Ja nende keskelt väiksed triipsud. Nii. Siis tehke talle niisugune naeratus, nagu te tahate. Mina teen niisuguse inka-munkalise natukene. Siis tehke talle niisugune nina. See on peaaegu ringikujuline. Ja see sisse 2 väikest täppi alla. Niimoodi. Aga mis panda karus on, kui tal pole kõrvasid? Tee talle 2 kõrva pea peale. Nende sisse väiksed samasugused kujud. Nii. Siin näeb pea algul välja niisugune. Nüüd teeme keha. Teeke sinna alla niisugune paun. Niimoodi. Siis teeke siia sisse veel üks ovaalias ring. Mis sobib talle kõhuks. Tuut. Teeke sinna 2 ringi. Käppadeks. Ja 2 ja 2 väikest ringi allapoole. Jalgadeks. Nüüd teeme siia alla väikse muru. Tõmmake see on üks sirge joon. Siis teeme siia niisugused sikasakalisi kippe, nagu siin. Te võite neid teha ükskõik kuhu. Näed. Nüüd võiks siia teha mennä bambused. Tõmmake niimoodi trebud ülesse. Okei, ma läksin. Tõmmake niimoodi trebud ülesse. Okei. Tehke niisugused siin triibud. Niisugused paksud. Te võite neid teha eri kõrguses. Panda ette ja panda taha. Aga kui panda jääb ette kuskilt, siis läheb tehke
nagu saaksid panda taga. Nagu see siin. Te võite neid teha hästi paljudes erinevates kõrgustes. Väikseid ja suuri. Need võib teha igas väiksemas või suuruses. Mina olen nüüd valmis. Oi. Tehke sinna peale väiksed triibud. Nagu see. Võite need teha nagu see. Võite need teha ükskõik kui palju. Nagu see siin. Nüüd te võite siia teha sama tehnikaga, mis me ennem tegime talle silmad. Te võite teha kuhu tahate. Mina ei tee väga palju. Mina teeksin igale bambusele ühe lehe. Nagu see siin. Siis me millest teha väikese ilusa. Ja ongi meie pilt valmis. Aga siis saame me selle veel ära värvida. Nüüd siin osad. Te võite tõrnalt hariliku pliiatsiga ära värvida. Kulmud, mis me ennem tegime, jäävad valgeks. Siis võid sa silmad ära värvida. Mina värvin silmad kollaseks. Need saab mustaseks välja paistaksid. Minu panda tuleb imelik. Teie võite oma teha, milliseks tahate. Kõhukese teeme tal roheliseks. Siis ma võtan natukene heledama rohelise ja käin sellega üle. Teie võite seda teha ükskõik mis värviga. Ma teen kõige hullemad üle need kohad, mis pildiga nii hästi üle ei läinud, mis eelmise pildi rohelisega nii hästi üle ei läinud. Siis jääb kõht niisuguseks.
Nüüd ma värviksin talle kulmud. Tule siniseks. Siin on mul mõned templid. Nüüd ma mõtlen, et ma võiksin talle mõned templid peale teha. Ma ei tea, kas panna sinna tähed, naarunäod, liiblikad, südamed või jõunad. Äkki ma paneksin kõik. Võtame sana südame. Oi. See on natuke katki. Selle teen ma talle käppa peale, esikäppa peale ja teise esikäppa peale. Näed. Nüüd ma võtan õuna. Teen talle siis alakäppa peale ja teise alumise käppa peale. Läheb pole maailma kõige paremad. Niimoodi, et mul jääb see. Nii. Siin ma võtan liblikad. Ja teen siis õhku mõned liblikad. Nii. Nüüd võiksime teha mõned naarunäod kõrvade sisse. Ja siis tähekesed. Päris hea põskade. Näed. Nüüd on siin pildi peal vaadata templeid. Aga see ei olla kõik. Nüüd ma võtan pruuni. Ja teeksin talle, mitte pruuni, vabandust, hariliku pliiatsi. Ja teen ta suu natukene lahtiseks. Nii. Siis võid talle teha, millised hambad sa tahad. Mina teen talle niisugused jänesambad. Hästi pikad. Kustutan alati natukene ära. Niimoodi, et see ei läheks joonest üle. Ja siis teen hästi pikad hambad. Niimoodi nagu jänesel. Näed. Siis võtan hariliku pliiatsi ja värvin suu nende hammaste ümbert tugevalt ära. Mitte väga tugevalt. Niuselt keskmise tugevusega. Nii, praegu näeme ja panda niukene välja. Mis argas teeme talle vähe läheb mütsi? Teeme. Võtame juukse. Teeme talle bambuse mütsi. Selle jaoks, kui sul on talle pea kohale juhuslikult bambust sattunud, siis kustutage seda natukene ära. Umbes nii palju. Siis joonistage sinna üks niukene jupp talle pähe, nagu klots. Ätege sellele külili niuksed triibud. Siis te võite kuskil serva, nurka panna ühe lehekese. Umbes nagu nüüd. Siis tehke üks kõrgem kriips. Umbes niukene. Ja tehke sinna umbes samasugused triibud nagu siin.
siis võid üles kohe lehe teha. Ongi tal bambuse müts. Siis võid selle ära värvida. Mina värvin ta juhuslikult siniseks. Seda saab teha hästi kiiresti, kui sa just ei taha teda mitmevärviliseks teha. Mina näitan praegu, kuidas seda mitmevärviliseks teha. Ma näitan seda pea peal. Esana käib kõik kohad ühe värviga üle. Mulle meeldib niisugune triibuline muster. Nagu see siin. Ja võtad järgmise värvi. Ma võtan siis tumesinise. Ja käid sellega samamoodi. Aga mitte nii hullult. Nii. Näed, kui ilus see on. Ja sa võtta järgmise värvi. Näiteks värviline pliiats. Niimoodi saab kõige kiiremini. Kui sul muidugi kodus on. Ma usun, et kõikidel ei ole. Aga seda võite kasutada sealt erinevaid pliiatseid. Niimoodi, et see on nii. Siis kõrvad võite ära värvida. Varsti on valmis. Siis võite niimoodi teha ka ülejäänud keha. Praegu ma teile ja bambuse ja rohu ja päikse ja veel ise asju lisada. See teeb sulle ükskõik niisugune pilt. Aga praegu lõpetan mina ära. Head aega!